Tere tulemast siis meie teisse matkavloogi. Siin räägime rohkem siis matkanippidest ja matkariietusest, kõik riided, mis meil matkamiseks vajalikud on. Aga sellest teeme juttu vloogi vältel. Praegu alustame siit paganama lõkkekohas kiirelt minekut ja meie tänane sihtpunkt saab siis olema Luhasoo raba. Täna on selles mõttes ka suur päev, et kohe 5 kilomeetri pärast saab meie esimesed 100 kilomeetrit täis, nii et on mida tähistada. Mis see tähendab? Meil sai sott täis vahepeal. Jaa, ametlikud 100 kilomeetrit on täis. Ja räige tuul on. Ja sealt tulevad suured vihmapilved. Jõudsime nüüd Krabisse poodi. Oleme 2 tundi teel olnud. See teeb küll sellise väikse kahekildise kõrvalpõike, sest see Krabipood on kilomeeter eemal matkateest. Aga tundsime, et on vaja natukene toiduvarusi täiendada ja käime siis kiirelt poes. Et mis me poest ostsime siis? Mul on kõik siin. Üks asi on veel siin. Meil sai vahepeal 100 kilomeetrit täis. Tähistame. Ja siis tuleb pikk rännak edasi. Ma vist togesin. Hommik või jälle head pärastlõunat, sest et kell on 1:30 ja me saame oma asjad kokku ja hakkame liikuma. Aga ma ütlen, mis aega võtab, kui te nagu mõtlete, miks me nii hilja liikuma saame. Me magame mingi 8:30 tavaliselt 9, siis käime toome vee, keedame vee, sööme, siis tohterdame oma ville, siis teeme story'si, need võtab päris palju aega ja 9:12, see ongi kogu ajakulu. Siis kell 12 saab story'd tehtud. Jah, hakkame telki kokku panema, siis on veel vaja midagi filmida ja nii ongi kell 1:30. Luhasoo rabas oleme, et see on see metsaonn, tegelikult ametlik telkimisplats pidi meil seal eespool olema. Jaa, 2 kilomeetrit on siis siia ja meie kogu kilometraaž tuli 28 kilomeetrit, et pidi olema 24. Sest me käisime vahepeal poes ja siin edasi tagasi 2 kilomeetrit. Ja siis 2 kilti nüüd siia ka. Ja. Ehk siis seni pikim matk oli eile 28 kilti, 40 000 sammu umbes, sul oli 42 000 või? 41. Ja terve tee jalad läbi märjad. Ja isegi mina õhtul ütlesin, et õhtu lõpuks olid jalad nagu väsinud. Magasime siin metsaonnis siis. Siin on tegelikult voodikesed ka, Hans filmis kõik nagu nii, aga mina tahtsin telgi maha panna, et siis on turvalisem ja mõnusam. Ja ütleme, et üks kõige soojamaid öid oli, et see ahi küttis nii soojaks kõik siin toole. Jaa. Siin onni saabudes oli 8 kraadi, aga praegu on 22 kraadi sooja, nii et polegi nii sooja olnud. Asume teele, lähme veel Rõuges ka läbi. Täna on ametlik laadimispäev, ehk siis me tooks jälle toidud ja siis tulevad külla jälle. Jah.
esimene katsumus, siuke suurem katsumus tee peal. See on selline luhapealne ja siit on üle ujutatud, aga kuna kätukossid on ilusti kuivad ja ega mina ka nende saabastega siit läbi ei saaks, et tundub, et see veetase on üle saapaserva, siis me mõtlesime niimoodi, et kuna kätuvillid on katkised ja by the way, mul on ka villid tekkinud. Mul on 2 suuremat villi, 2 väiksmat, aga ma ei ole neid ära lõhkunud. Ja me ei taha, et kätuvillid siis mustus läheks. Siis me teeme niimoodi, et ma võtan ka saapad ära, ma tassin kätu üle ja siis ma tulen, võtan kotid ja siis me jätkame oma teekonda. Kuidas tunne on? Ei ole hea. Ma ütlen, vesi on päris külm, aga ega ma ei olen harjunud selle karastusega. Lähme vaatame, loodame, et nüüd munadeni see vesi ei tule. Sumpame. Mis toimub? Rae jõudis meieni! Väga hull! Vihm ka! Davai, tšau! Kõukäitu kilematkasussid. Jäime täieliku rahe kätte. Ma ei jõudnud oma vihmakile peale tõmmata. Nii et mul on kõik riided alt siin märjad või nagu ikka kohati märjad. Loodame, et jõuame enne käitu vanemaid lõkke kohta. Toitu saime. Jaa. Palju toitus. Me jõudsime ööbikorgu saunamaa telkimiskohta, otsustasin mitte minna. 18 kilti matkatud ja nüüd käitu istub siin autos soojas, sest natukene riided on märjad, hakkas jahe. Ja mis siin veel toimub? Mina panen parasjagu materjali maha laadima ja käitul on siin vist toitu sees. Ja siin on meie põhitoit ja Coca-Cola. Tänase öö veetsime siis hoopis Rõuge kiriku tagahoovis, võib öelda. Saime laadida tehnikat ja käitu pani oma jalatsid kuivama ja uus päev võib alata. See on üks esimesi matkatrikke ja nippe, mis me jagame, on see, et meil on sellised nagu camelbackid. Need käib meil siia koti seljatoe vastu. Ja nüüd, kui see on kinni, siis siin on eraldi tasku selle jaoks mõeldud. Sellise pudeli jaoks. Pudel läheb siia sisse, siia läheb mu teised viimased asjad telk peale. See voolik tuleb siit kotist läbi ja täpselt siia sanga külge. Ja siis on väga hea matkamise ajal siit niimoodi juua, et ei pea peatuma ja pausi tegema. Ja see on matka sellise tempo ja rütmi hoidmiseks väga oluline. Täna pool maad varsti läbitud, pigem üsna seiklustevaheselt möödunud, aga me nägime 2 matkajat, kõndsid meile vastu, nad tulid just Vaskna järve poolt. Ja nüüd leidis käitu karujäljed, esimesed siin on näha. Siit natuke maad eemal, ma olin natuke eespool, nägime ühte saarmast vees ujumas, väga lahe. Muidugi jälle ainult telefoniga see klipi loomi ikkagi liigub. Oleme jõudnud siis Haanjasse, Suure Munamäe juurde. Ja enne kui me Munamäest üles hakkame vantsima, mõtlesime. Siis Katu Needo vajab ühte kosutavat koogikest. Äkki ta on kohviga? Nii et lähme Suurest Munast, võtame ühe koogikese. Maskid ette. Aitäh. Koogid on meil käes. Siin Napooli on reaalselt nagu valgub laiali siin koog. Ja mul on soolakaramelli. Vallutasime just Vällamäe, Eesti kõrgeim tipp siis, üle 300 meetri. Lugu selline, et oleme jõudnud Kavadi järve äärde. Kavas oli meil jõuda täna Vaskna järve äärde. Kavadi on veel nagu edasi. Rõugast Vaskna järve äärde pidi olema 18 kilomeetrit, aga nüüd me oleme juba Kavadi järve äärde jõudnud. Kell on 7 õhtul, teel oleme olnud ka varsti 7 tundi, koos pausidega muidugi. Ja me ei lõpeta veel siin, vaid me suundume siit edasi Kirikumäele, Kirikumäe järve äärde. Ja siit Kavadi järvest Kirikumäele on 15 kilti. See tähendab siis seda, et ma praegu kõndin umbes 21 kilti, kui 15 tuleb juurde, siis täna tuleb 36 kildine päev ja ilmselt jõuame täitsa pimedas kohale. Ja et jaksaks kõndida, teeme kiirelt paar võileiba. Käitu tohte tema kallid varrukesi. Tere! Tere! Täna on juba 10. päev. Eile oli meil 9. päev ehk puhkepäev.
ja viimane hetk, mida te nägite, oli 8. päeva õhtu. Kus me panime hullu. Ehk me otsustasime jätta ühe ööbimiskoha vahele, et saaksime puhkepäeva teha pühapäevaks ja no emadepäev oli ka. Jaa, ehk põhimõtteliselt me tegime siis nagu 2 matka üleeile. Et nii-öelda, meil oli 16 kilomeetrit matkatud, siis mõtlesime, et davai, et teeme 17 veel ja siis oleme põhimõtteliselt kodus. Me jõudsimegi Vasseliina välja ja ma oleks sinna nagu nii jõudnud, aga lihtsalt mitte üleeile, vaid eile. Aga kuna me jõudsime sinna üleeile, siis meil jäi nagu 1 vaba päev ja kuna me oleme ainult arvestanud päriselt 1 puhkepäevaga, siis me saime nagu teise ehk oma esimese puhkepäeva saime eile teha. Mu jalad said täiega paraneda. Natuke veel üleeilset esile tõsta, siis me tegime 33-kildise matka, 10 tundi olime teel ja see oli meie seni pikim matk. Siuke kõva saavutus. Ja praeguseks on meil matkatud 175 kilomeetrit, et põhimõtteliselt pool. Kuna viimased 8 päeva matkal oli full padukas ja kogu aeg pilves ja siuke külm ja nullilähedase tööd, siis siia koju jõudes oli päris naljakas, et nagu öö ja päev, nagu unenägu oleks see matk on, nagu tuled vanasse keskkonda tagasi, ilm on hoopis teine, pole üldse tunnet, nagu oleks matkalgi olnud. Ja just see, et ilm oli täiesti totaalselt teistsugune, tekitas selle tunde. Ja nüüd nagu matkal minna on naljakas, et oota, kas me tõesti üldse olime matkal. Kuna ilm on ilusaks läinud, siis on viimane aeg riietuse osas rääkida meie paksematest riietest. Siin sees on siis vihmakeep, mida te olete meil mitmetel puhkudel seljas näinud. Ta käib nüüd ilusti kokku, ma praegu seda lahti võtma ei hakka, Fjellraveni oma, aga nii palju tahan ka öelda, et mitmed Fjelli asjad on meil ka matkaspordist. Tegelikult, kui te tahate Fjelli asju soetada, siis tasub vaadata esmalt ka matkaspordi lehel, sest vahel on neil mingid soodustused ja võib-olla saate soodsamalt kui Fjelli lehelt. See oli ülihea otsus ja üliõige otsus endale hankida. Ja kiiremini kätte ka. Sai kiiremini kätte ka. Lisaks vihmale kaitseb ta ka tuule eest ja kuna meil oli väga tuuline. Telki saab teha sellest. Siis oli ta ülihea. Ja muidugi see on nagu tarp, selline nii-öelda telk, et sa saad panna oma matkakeppidest ja siis natuke nöörist saad teha sellise varjualuse või telgi. Truksid tõmbad lahti. Nii et ülihea asi. Kas väsinud? Sul on palav juba? Gustavil on palav. No, teedagi. Nii, et ainult ühe vihmakeebi öölum võtame me kaasa, teise jätame maha, sest praegu umbes nädala jagu lubab ta soojemat ilma, ülehomme lubab kuni 23 kraadi, aga muidu siuke 18 kraadi päeval. Pilvi natukene, aga pigem päikest, vihma ei luba. Aga räägime siis Anorakis ka. Tegelikult alguses mõtlesime, et kas meil üldse on vihmakeepi vaja, sest see Anorak on ka selline suurem nagu oversized veidi, väga hea kaelusega, kaitseb ülihästi tuule eest ja kui seda korralikult selle Fjelli vahaga vahatada, siis on võimalik ta teha vägagi veekindlaks, et kui see vaha nagu maha kulub, siis veekindluse see tase ka veits langeb. Aga ütleme nii, et põhimõtteliselt kui vihmakeep ei ole, võiks ainult Anoraki kasutada, aga arvestades, mis ilmad meil olid, siis tegelikult vihmakeep oli väga hea, ülivajalik. Aga siin on suured head taskud, kuhu on hea mugav asju panna. Nagu tõesti mugav, ma vahel hoian ühte objektiivi siin sees ja aga kapuuts on ka selline hästi suur ja tal on siuke traat siin sees, mis hoiab seda kapuutsi väga hästi nagu niimoodi, et ta ei lange silmile. Tagaistumise juures siin on veel tugevdatud materjal ka, et nii palju sellest. Lähme jätkame oma teekonda. Nüüd siis Piusa poole. Kuna lubasime siin riietuse kõrval näidata ka matkanippe või selliseid väikseid mugavaid asju, mis teevad matkamise mugavamaks, siis näiteks selline asi, et teipi võib alati minna vaja, sellepärast ei tasu tervet rulli kaasast tassida, vaid ma olen oma matkakeppide ümber lihtsalt sidunud üsna palju teipi. Siin on siis ühte teipi on näha ja siin on teist teipi näha. Et väga hea asi, alati kaasas ja kui vaja läheb, siis saab siit võtta.
oleme jõudnud siis selle ilusa suure makemüüri äärde ja siit liigume edasi veel härmamüürideni, nii et näete mitut müüri meil siin. Mõnus jahutav ujumaskäik oli, sest et väljas on mingi 24 kraadi ja peab tunnistama, et mina nii palavat ilma, ma arvan, Käitu ka nii palavat ilma ei oleks tahtnud. Et nüüd on praegu nagu 2 äärmusest läinud, et väga külmast, väga soojad. Ma arvan, 16-17 kraadi oleks väga hea matkata. Pärast 20 kildist päeva jõudsime siis härmamüüri äärde. Selline mõnus vaade on meie päralt, siis otsustaime telgi täitsa siia müüri alla panna. Paneme telgi püsti ja me näitame teile ka, kui mõnus siin on. Tere hommikust, 11. matkapäev. Hommik. Oleme siin härmamüüri juures telkimas. Läbitud saab meil kohe 200 kilomeetrit, siis tuleb ikka tähistamine jälle, pool tehtud. Ja nagu te nägite, siis päris kena vaatega magamistuba oli meil õhtul. Jõuame Piusasse, 15 kilomeetrit minna, selline lühem matk ja õhtul oleme siis ka õhtu saates, nii et kui te ei näinud seda, vaadake siis järgi. Kätlin saab esimest korda telekasse. Tahtsin näidata riietuse väga olulist osa, on sokid. Okei, need on värskelt testud. On olemas jahutavad sokid, soojad sokid, merinovillas sokid, mida iganes. Ja meil on jahutava toimega sokid, mis on tegelikult üsna sama paksud kui soojad sokid ja tegelikult see paksus ei määraks seda, vaid määrab seda see materjal. Ja need on sellised sokid. Nüüd lõpuks on palavad ilmad. Ma pean tunnistama, et tegelikult jalg ikkagi jalal hakkab saapa sees palav. Aga võib-olla ta siis nagu jahutab ikkagi, et ütleme, kui seda soki ei oleks, võib-olla siis oleks veel hullem. Kui ma jalad võtsin saapasest välja, siis nagu tunne oli vaata kuum, vaata jalad. Aga sokk ise niiska ei olnud, nii et... Nii et ma arvan, jalg higissama ei hakka vist nendega. Ja ma arvan ka, et see jahutav toime tegelikult on ikkagi olemas. Lihtsalt väga palava ilmaga nagu eile oli nagu nii palav. Tegelikult on mul samal ajal teised sokid ka veel jalas. Ehk selle kuuma ilmaga mul päris mitu paari sokki jalas, kõlab nagu naljakalt. Aga need on sellised õhukesed sokid. Nende nimi on liner sokid ja liner sokkide eesmärk on see, et see õhuke lisakiht peaks siis aitama villide teket vältida. Ehk siis kui muidu villid tekivad, üks põhjus, miks villid tekivad, on hõõrdumise tõttu ja nad tekivadki siis, kui sinu soki ja naha vahel tekib hõõrdumine. Aga kui sul on siis nagu 2 paari sokke jalas, siis tehniliselt peaks see hõõrdumine ja selline nagu nahavaheline murdumine nagu ära jääma ja see peaks tekkima selle 2 sokikihi vahel. Mis mul aga esimene päev nagu ei toiminud või? Jah. Mul olid ka samamoodi need mõlemad, aga ma arvan, et asi oli jalanu, siis pead sisse kandmata jalanu. Sest mul on sisse kantud jalats ja mul on 2 väikest villi olnud. Ma arvan, et need sokid on olnud abiks. Mina hetkel loobusin nendest alussokkidest. Et ma kannan praegu lihtsalt ühte paari. Et kindlasti tasub katsetada. Sukasokid sobivad ka tegelikult, sest see on ka selline õhuke kiht. Ei ole katsetanud, aga ma olen aru saanud, et peaks aitama. Olgu, lähme nüüd Piusasse, et jõuaks õhtu saate salvestamiseks ilusti kohale. Pool läbitud. Väike tähistamine, pool rääst on läbitud. Paneme edasi, täna on megapalav, aga tuuline.
tuul teeb olemise mõnusaks. Vaatamata kuumusele on meil ülihea tempo olnud. Oleme siin 2 tunniga 10 kilti pannud, nii et jätkame. Me oleme täna õhtusaates. Ja, me oleme täna õhtusaates. Jõudsime Piusasse, tegime heliproovi ära, 200 kilomeetrit tehtud, kõik tähistame siin ühe õhtusaate Intekaga. Ma ei tea, kas ma oma kõrvadest rääkin, mul tekkisid juba nendel külmadel ilmadel, tekkisid villid. Ma mõtlen pigem tuulest, sest päikest oli vähe, aga võib-olla ikkagi nagu päiksevillid. Ja nüüd eilse päiksega läksid nad veel hullemaks ja täna ma katsin need kinni. Aga jah, me teeme Skype'i vahendusel, teeme siis õhtusaatega intervjuu, loodame, et te kõik nägite seda intervjuud. Kes ei ole näinud, võib minna vaadata, paneme lingi descriptionisse ka. Ja niimoodi. Ja täna tuleb meil külla ka üks sõber korraks. Ja üldse see nädal, täna on teisipäev, 11. On meil sõbra nädal. Jah, see nädal on sõbra nädal. Et sellest... saame matkata nagu teiste inimestega. Võite teretada vlogi ka. Hansu just ma mõtlen, jah. Poisid, te võite vlogi teretada. Tere vlog. No kuulge, ongi käes. Kes oleks võinud arvata, et sellise pika reisi ajal põikate ka siit stuudiost läbi? Vahva. Väga tore. Kohe läheme eetrisse, oleme juba Skype'i teel ühenduses. Nii et või. Tere tulemast tagasi. Kui sel talvel sai taliujumine tõeliseks rahvusspordiks, siis võib eeldada, et sama hopiks saab suvel metsas jalutamine või matkamine. Sellepärast, et Eestis on hetkel 2 toredat noort inimest, kes on võtnud nõuks minna metsa ja mitte niisama jalutama, vaid võtta ette pisut rohkem kui 400 kilomeetrine jalgsi matk. Tere, Hans-Markus ja tere, Kätlin! Tere! Tervist! Mitu korda sa oled öelnud Hansule, et aitab kallis, lähme ära? On ikka raske küttinud, aga ma väga nii otse ei ole läinud sellele. Intekas tehtud ja kohe jõuab Kaidleen. Me juba nägime, et sõitis rattaga veits puusse. Mööda natuke. Mööda. Sealt ta tõesti tuleb. Tõesti. Kaidleen isiklikult. Naudib ilma. Tõeline rattur. Hommik, täna on siis 12. päev. Oleme Piusas, hakkame siit liikuma Poogandi poole. 24,5 kilomeetri. Ja täna tuleb pikk päev ja kõige kuumem päev, mida lubatakse, kuigi edaspidi on ka soojad ilmad. Sa võid minu seelikut näidata siis. Jaa, me tahtsime mõned matkanipid veel enne selle vlogi lõpetamist ära näidata. Ma tegin Hansu rätikust endale seeliku, sest ma ei tea miks. Ma lühikesed püksid maha jätsin ja võtsin 2 paari pikki pükste kaasa. Et see on üks vahva matkanipp, kui ei ole lühikesi pükse, siis tehke rätikust seelik. Järgmine matkanipp või selline oluline asi, millel mõelda, on kott ja kuidas koti raskust jaotada. Et päris suvaliselt ei tohi panna kotti asju. Et kui sa paned suvaliselt, siis pärast see kott hakkab hullult sind seljast tirima. On kõige mõistlikum panna kõige raskemad asjad kohe selja vastu, koti keskosasse. Täiesti selja vastas on 2-liitrine joogipudel. On mõlemal pool fotovarustus, mis kaalub ka kõige rohkem. Telk ka võimalikult selja vastas. Raskuselt järgmised asjad panna kohe koti peale. Siia ülesse. Gaas on siin priimuse poti sees. Siin on priimus sees. Erinevaid batoone. Kergemad asjad panna siis koti alla, nagu näiteks magamiskott, mul ongi koti all osas magamiskott ja täitsa siis seljast kõige kaugem. On mul riided, kõik siis kerged asjad. Ja mul on ka nagu veel mingid riided või asjad, mis sinna mahuvad. Niimoodi tasuks seda kotti siis pakkida. Meil on siin kõhu peal väiksed taskud ka, et seal võiks olla sellised kiiresti nagu vajaminevad asjad või snäkid, et tee peal saad otse snäkke siis võtta kõndimise pealt. Mul on seal snäkid, pipragaas, eraldi muidugi, ja siis hügeeniline huulepulk. Ja veel mõned asjad, mida kiirelt on vaja kätte saada, näiteks vihmakeep on siis küljesahtlis, seal, kus tavaliselt veepudelid on. Minu järgmine matkanipp on see, et räägin jalgadest, jalanõudest, et mida kanda ja kuidas ville ennetada. Käitu on ma olen väga professionaalne. Et number 1, ära kunagi mine sisse kandmata jalanõudega matkale, isegi kui sa arvad, et sul on alguses mugav.
hakkavad ikka hõõruma või kuskilt hakkab ebamugav. ja sul peab selle jalatsiga olema kogemust ja mitte lihtsalt nädal aega, vaid nii, et sa oled ikka käinud. Jah, et ville ennetada, selleks on igasuguseid plaastreid, me kasutasime ka, aga minul tulid villid üldse sihukestesse kohtadesse, kuhu ma ei osanud arvatagi, et mul villid tulevad. Et võib-olla hea viis oleks iga natukese aja tagant vaadata oma jalgu, kus pärast mingi matkamise ajal, et ja, et kohe, kui sa tunned, et kuskilt midagi on, kohe võta lahti ja vaata ja puhka jalgaga. Ja see puhkejalga on tegelikult väga oluline, seda meil liiga palju ise teinud pole, aga et jalg liiga paiste ei läheks, siis alati puhkepausidel võta jalats jalast, lase jalal hingata, kasta külma vette, kui on võimalik. Ja et veel ville ennetada, siis ära kanna niiskeid sokke. Kui sul on madalad matkajalatsid, siis kui sul kivid lähevad jalanoosse, siis kalla need kohe välja või siis selle jaoks on ka keiterid, sellised asjad, mis käivad nagu saapa peale. Jah, need on nagu rattamaailmas natuke nagu pahillad, mis on ka sellised jalatsi peale käivad riideesemed, aga siis keiteri eesmärk on see, et sodi ja praht ei läheks saapsis. Siis kui hakkab hõõruma, 2 põhivilliteket, kui on hõõrumine või jalg on niiske, kohe tekivad villid. Loodame, et te õpite meie vigadest. Ilmad on praegu soojad, mul jalas on praegu üldse lühikesed püksid, T-särk, aga muidu külmemate ilmadega olid sellised pikad püksid. Need on ka G1000 püksid, et jällegi, kui tublisti korralikult vahatada, siis nad on veekindlad. Kuna praeguseks üldse ilmad on nii soojaks läinud, siis ma jätsin oma soojapesu täiesti maha. Magan magamiskotis soojapesuta, aga see asi on igaks juhuks, kui on näiteks öösel mul magades jahe või kui õhtud on jahedamad, siis midagi soojemat on mul jätkuvalt kaasas. Mina oma pükse näitama ei hakka, et suht sama värk nagu Hansul, pikad püksid ja siis mul on veel ühed retuusid ka lisaks. Aga siis, kui külm hakkab õhtuti või vahepeal magan ka öösiti, siis mul on see 100% villane kampsun, siuke nunnu. Ja muidugi minul on alati soe pesu kaasas. Et sellised on meie riided lisaks magamisriietele, mida te nägite esimeses vlogis. T-särgid. T-särgi osas ma ütlen nii palju, see on ainus T-särk, mis mul on. Kui haisima hakkab, siis tuleb pesta. Aga nii palju siis meie sellest teisest vlogist. Kohe alustame siin samas järgmise vlogiga, kus me teeme juttu rohkem toidu teemal, köögi poolel ja mida me sööme. Ja täna siis jätkame matka Piusa Poogandi ja 24,5 km. Just, nii et näeme järgmises vlogis, subscribe'ige kindlasti, sest meie seiklus jätkub, pool maad on täpselt veel minna, nii et poole jagu seiklusi on veel ees, nii et näeme peagi. Tšau!